Tere, Katri! Tere! Mõni aeg tagasi sa kirjeldasid Best Marketingis, võrdlesid tegelikult Best Marketingis Eesti turundust Eesti teedega ja ütlesid, et võrreldes teedega on Eesti turundus päris heas olukorras. Räägi, nüüd on aasta 2017, et mis värk täna on? See vist oli 5 aastat tagasi, eks ju, kui ma selle võrdluse tegin, et ma arvan, et enam-vähem sama seis on tegelikult, et teed on ikka kehvad või? No teed on ikka üsna kehvad ja turundus on ikka parem kui teed, et ma arvan, et sarnaselt nende teedega on ka niimoodi, et on sellised lõike, mis on väga head, et kus on selline peaaegu ideaalilähedased tingimused ja täpselt samamoodi on turunduses selliseid väga häid ja toredaid näiteid ja siis on selliseid auk augus kinni või turunduse paralleelis siis ämber ämbris kinni, aga ma arvan, et keskelt läbi võiks ikkagi anda punkti turundusele selles võistluses. Vahepeal mul on aru saanud, et turundusse ei investeerita piisavalt palju, just turundustegevustesse, meedia eelarvetesse ja nii edasi. Et on see mingi kriis, mis iganes, esimene aasta, mis juhtub, on IT-kulud ja turunduskulud katatakse korralikult ära. Mis asi see turundus nagu sinu jaoks siis on ja miks jaoks see ettevõtja, ettevõtte juht, omanik peaks sellest hoolima üldse? No mõnes mõttes ma saan sellest aru, et miks kriisisituatsioonis need turunduskulud ära katitakse, sellepärast et kui me räägime mingisugusest väga väiksest firmast, kellel on iga sent on arvel, siis ma arvan, et tegelikult mingil hetkel võib-olla on tõesti hea mõte teha kõiki neid asju, mis su põhitegevus on nii hästi, et see hakkab töötama turundusena. Et tekivad rahulolevad kliendid, kes siis aitavad. Ja see on see ideaal? See on ideaal, eks ju, aga nüüd jah, see selline väga oluline eelarvete väiksemaks lõikamine. Katsusin leida eestikeelset sõna. Ma arvan, et ei ole väga hea, sellepärast, et üks selline trend või võiks isegi öelda siis teaduspõhine viimase aja suundumus on see, et ikkagi väga palju hakatakse uuesti rõhutama reach'i. Et kui siin mingisugused viimased 3, 4, 5 aastat tagasi algas selline väga suur fookus sellele, et meil peab olema kõik väga täpselt sihitud, et mida meil digitaal väga hästi võimaldab, et meil ei ole mõtet teha massireklaami, massiturundust, siis väga erinevad viimase aja uuringud üle maailma toovad tegelikult välja selle, et see, mis on oluline, on katvus ja katvuse saab tegelikult sellega, et sul on mõistlik meediaeelarve. Et tegelikult ikkagi sa peadki vaatama, et mis su suurus on, mis su võimekus on ja sealt need otsused tegema, et kindlasti ma arvan, juba selline keskmine ja suur ettevõtte ikkagi saaks mõelda selle reach'i peale, eks ju, väike ettevõtte, nagu ma ütlesin, et seal on võib-olla see, et sa muudad oma mindset ja käsitled kõike, mida sa teed turundusena, et sa vaatad kõike läbi turundusprisma ja mõtled, et kui hästi see, mida sa oma igapäevategevustes teed, tegelikult sinu seda sõnumit ja väärtuspakkumist edastab. Kuule, mul on üks selline puht isiklik küsimus. Nii. Ma vaatan päris palju, võetakse neid ühena, turundust ja reklaami. Üks on marketing, teine on advertising. Nii. Sina oled vist nagu kõige õigem inimene Eestis, kelle käest seda küsida, turunduse professor. Seleta nagu puhtale lollile, et mis vahe on turundusel ja mis vahe on reklaamil? No reklaam on kommunikatsioon, ehk reklaam on väärtuspakkumise sõnumi edastamine. Minule turundust meeldib väga laialt vaadata, et näiteks kui vaadata Eesti turundusteo auhindu, kus ma mõnel aastal olen žüriis olnud, siis ma ise olen väga siis hääletanud nende kampaaniate poolt ja tunnustanud neid turundusteo kandidaate, kus on olemas näiteks tootearendus. Et tootearendus reklaam ei ole, aga minu jaoks tootearendus on väga kõvasti seotud turundusega, et tootearendus 50-50 võib-olla selline tehniline pool ja loov pool. Et see on üks selline oluline vahe, et turunduse poole peal on kõik see, mida me teeme enne kommunikatsiooni ka. Kuidas me selle toote loome, mismoodi me selle väärtuspakkumise sõnastame, kuidas me oma segmendi valime. Ja siis on vahepeal see turunduse ja reklaami kattuvosa, eks. Ja siis on teises osas jälle, mis on minu meelest turundustegevus, aga ei ole reklaamitegevus, on selle väärtuspakkumise kliendile viimine. Ehk et see koht, kus siis turundusel on võib-olla mõõdukas kokkupuutepunkt teenindusega. Me ei saa jälle nagu väga eraldada seda kliendile siis selle väärtuspakkumise kohale viimist.
sinust sai Eesti esimene turunduse professor aastal 2010. Nii. Ja sa igapäevaselt toimetad EBS ülikoolis. Jah. Räägi nüüd, mis on turundushariduse praktiline väljund? Selles suhtes, et see valdkond liigub päris kiiresti. Igapäevaselt tuleb ikkagi nagu hulganist uut informatsiooni. Kuidas moodi õppekavad selle tempo nüüd vastu peavad ja mida oskab tegelikult värskelt ülikooli lõpetanud kodanik? Jah, no selle üle me kindlasti ise hästi palju mõtleme, et mida õpetada niisugust, et see kohe hapuks ei läheks. Ja ma arvan, et turunduse poole pealt ma olen enda jaoks selle üsna hästi läbi mõelnud, et minu jaoks on hästi suur tähtsus turunduse õpetamisel sellele, et me õpetame tudengitele inimkäitumist. Ja see on üks seda tüüpi teadmine, millel on tegelikult päris pikk säilivusaeg. Siis mida mina hästi turunduse poole pealt üritan siin teha, on see, et meie õppekava ei ole puhtalt fokusseeritud turundusele, just siis see magistriõppekava, mida ma ise juhatan. Olen õppekava nõukogu juht siis ja seal on pool on sellest puhtalt ärile fokusseeritud, ehk et me teeme siis sellist õppekava, kus on, kui tudeng lõpetab turunduse spetsialiseerumise, siis ta teab ka nipet-näpet finantsidest, natukene teab strateegilisest juhtimisest, teab midagi personali teemadest ja nii edasi. Ja selle asja mõte on nagu see, et me ei kasvataks mingisuguseid selliseid turundusspetsialiste, kes pärast lähevad ettevõttesse tööle ja nagu väga fokusseeritud sellele oma töölõigule ja oma nišile, vaid et kes tegelikult, ütleme, kui nad satuvad ka siis turundusjuhi tasemele, suudavad ettevõttes olla võrdsed vestluspartnerid nendele teiste funktsionaalsete allüksuste juhtidele ja nendega läbi rääkida, kas või argumenteerida oma turunduseelarvit. Ja kolmas asi, mis ma võib-olla välja tooksin, et kuidas ajaga kaasas käia, on see, et pigem katsud õpetada sellist nagu kriitilist mõtlemist. Räägime turundusest ja internetiturundusest. Nii. Paljud räägivad sellest, et näed, nüüd kõik on nagu online'is ja nüüd internet on siia tulnud, et jääda ja nii. Loodetavasti. Eks ole. Kas internetiturundus ja turundus on nüüd üks ja sama asja? No internetiturundus on osa turundusest, et ma arvan, et nad nagu päris üks ja sama ei ole, et ma ei tea, kui sa võtad näiteks, lähed Selverisse, vaatad, seal on müügikoha turundust küll ja veel, et sa ei saa seda nagu internetiturundusega päris samasse patta panna, küll aga on ilmselt see digitaali roll muutunud, et ta on muutunud kesksemaks. See on jälle väga valdkonnaspetsiifiline, et kui me räägime hambapastast ja leivast, siis tõenäoliselt on seal midagi võib-olla seal internetiga turundusega teha, aga mitte väga palju. Et ma jääks hästi selle juurde, et see on väga valdkonnaspetsiifiline, kindlasti on interneti olulisus kasvanud, mingite brändide jaoks on selline nagu keskne koht, eks ju, et kuhu jookseb kokku kõik kommunikatsioon, on selline nagu haabi moodi asi, aga tingimata kõik brändid ei pea seda fookust sinna internetti viima, et ma arvan, et see ei ole otstarbekas. Kas on mingid ühte reeglit täna ei. Stiilis, et tee seda ja... Ei ole. Aga kui oleks 2-3 reeglit, oskad sa midagi välja tuua? Mis oleks nagu kõige põhilisemad soovitused, millest tehakse näiteks kõige rohkem vigu, mille peale ettevõtjad, turundusinimesed peaks mõtlema? Ma arvan, et see on seesama üks teema, et millest tehakse vigu, on see, et kasutatakse oma brändile või sihtrühmale mitte sobivaid kanaleid ja turundusvõtteid. Ja seda on nagu nii selles võtmes, et kasutatakse mitte sobivaid, kui ka selles võtmes, et jäetakse kasutamata sobivaid turundusvõtteid. Kui sa peaksid andma ühe nõu, mida teha täna, et olla turunduslikult tulevikus edukas? Mis on see nagu võti, mis avab kõik uksed tulevikus? Sa ikka tahad mingit imepilli saada? No kõik tahavad seda. Kõik tahavad imepilli saada, sa arvad, et... Sul on punane ja sinine. Punane ja sinine, ja, just. Ma arvan, et ikkagi seda imepilli ei ole, aga mida peaks silmas pidama on see, et ütlesin juba enne, et tunne oma klienti ja saa aru, et kuidas selle kliendiga toimetada nii, et ta on rahul ja see selline positiivne kliendi kogemus, kui sul on all olemas, siis tegelikult see on hästi-hästi tugev vundament, et selle pealt esiteks, kui sul on positiivse kogemusega kliendid, siis kõik sinu edasised turundustegevused langevad oluliselt viljakamale pinnasele.
kliendi happy hoidmine on oluline lisaks siis sellele vundamendi loomisele veel ka teisel põhjusel, et kui vaadata igasuguseid selliseid kriise või kellelgi läheb midagi halvasti, mingisugused tootevead või mingisugused skandaalid või skandaalikesed või lihtsalt midagi läheb pahasti, siis see vundament on tegelikult see, mis aitab sind sellest madalseisust välja, et jälle, kui vaadata igasuguste brändide ämbreid, siis hästi selgelt on näha, et on teatud brändid, kes kui ämbrisse kolistavad, siis kõik ütlevad, see on selline bränd, et ega meil mitte midagi muud siit loota ei olnud, seda oligi arvata. Ja siis on teised brändid, kelle puhul, kui läheb midagi halvasti, siis inimesed, oi kui kahju, tegijal juhtub, aga vabandasid ja andestatakse, eks. Et seal on nagu kaks asja, et üks on see, et see vundament on hea sinu edasiste tegevuste jaoks, et ta võimendab neid ja annab hoogu juurde nende usaldusväärsusele ja teisipidi ta kaitseb sind kriisisituatsioonides. Kui vaatajatel peaks olema huvi sinu tegemisi ja toimetamisi jälgida ja väljaütlemisi ka jälgida, siis kuidas moodi nad võiksid sind jälgida, kuidas nad võiksid sinuga kontakti saada? Minuga kontakti saab, mulle võib kirjutada Estonian Business School, Lauteri 3, Tallinn, Turunduse õppetool, panna peale postmark. Et ma selles mõttes olen hoidnud madalat profiili, et ma katsun aeg-ajalt, kui mul on endal mõni teema, mis kripeldab või siis ka pakutakse mõnda teemat, siis samas best marketingis kirjutada. Tegelikult mulle meeldiks kirjutada palju rohkem, kui mul aega on. Kunagi ma ka kooli ajal hirmsasti tahtsin ajakirjanikuks saada ja käisin noorte reporterite ringis ja võib-olla see mingi väike marssali kepike sellel teemal kuskil on. Aga ma arvan jah, et ütleme sellised artiklid, mida ma kirjutan aeg-ajalt, on selline põhiline väljund EBS-i lehel ka aeg-ajalt ühte koma teist, et meil endal ei ole nüüd ka selline väga aktiivne see toimetamine seal. Mul oleks viimane küsimus sulle. Nii. Ja see viimane küsimus võib-olla võtab kõik kogu su kogemused kokku ja elutarkuse kokku. Kui sul on 1 minut aega, et anda kogu oma õpitu, kogetu üle oma järglasele. Homme põhimõtteliselt sa paneksid tukse kinni ja ei tegeleks sellega. Siis mida sa selle 1 minuti jooksul ütleksid oma järglasele? Ma loodan, et ma võin seda, mida ma 1 minuti jooksul ütlen, siiski umbes 5 minutit kirjeldada. 1 minut? Ei, ma arvan, et 1 minuti, siis muidu ma tegelikult mõtlesin selle peale, et kui sa mulle neid küsimusi tutvustasid, siis minu esimene mõte oli muide see, et ma ei ütleks talle mitte midagi. Ja mitte üldse puhtalt pahatahtlikkusest, vaid ma arvan, et minu valdkond on seda tüüpi, kus on väga tore teha aeg-ajalt puhas reset, et ma tahaks tegelikult ise seda väga teha, et ma tahaks tegelikult 1 aastal ise teha niimoodi, et ma võtan puhta paberi ja teen kõik asjad otsast peale. Et see oli mul nagu esimene mõte, kui ma selle küsimuse peale mõtlesin, et ma ei ütleks talle midagi. Sellepärast, et ma arvan, et kõik see õpetamine on hästi selle inimese nägu, kes seda teeb. Minu enda stiil on ka selline, et mul ei ole ma ei kasuta mingit raamatuid või õpikuid, et ma panen tegelikult iga aasta selle materjali kuidagi ise kokku erinevatest asjadest. Ja ma arvan küll, et ma tegelikult tõesti tahaks, et kui keegi tuleb seda asja tegema, ta teeks seda täitsa teistmoodi. Ma see kindlasti vasta su küsimusele, sa lootsid jälle mingit sellist väikest imepilli. Põhimõtteliselt sa ütleks mitte midagi? Põhimõtteliselt ma ei ütleks mitte midagi, jah. Okei, no selline siis seda on. Selline lugu, jah. Okei, aga igal juhul suured tänud sulle minu vestlust rääkimast. Aitäh, et kutsusid. Ja, just. Samamoodi sinule, suured tänud vaatamast. Kui sulle see asi meeldis, siis vajute subscribe, pane ka like meile ja räägi sellest oma sõpradele tuttavatele. Näeme järgmine kord.